Mis on sinu arust Esvika fenomen? Suured tugevad juhid, kes meid selja tagant alati juhivad, suunavad õigele teele ja üldiselt ikka meie ise tegelikult. Harukordselt targad ja ilusad töötajad ja lahked bossid. Muideks, Esvikal ei ole fenomen. Ei olegi. Mis ta on siis? Esvikal on lihtsalt need töötajad, kes on olnud siin 10+ aastat. Ehk et sina oled fenomen? Ei, meie oleme. Teie olete fenomenid? Ei oleme fenomenid, kes on kujundanud selle ettevõtte näo selline, nagu ta täna praegu on. Väga hea. See Esviku fenomen peitis end just ära, see oli niisugune pikk, ilus poiss ja laiad õlad ja suur abe. Kuidaks nimetatakse? No minu jaoks on ikka kõige suurem fenomen see, et meie juhtimine, meie elu toimub siin samas, meie kõrvaltoas, minu kõrvaltoas, mitte kuskil kaugel välismaal. Me saame kõik rääkida inimestega läbi ja asjad toimuvad kiiresti. Meenuta palun ühte Esvikaga seotud meeldejäävat hetke. Oi, neid hetki on hästi palju. Kõik on meeldivad. Võib-olla tuleb üks niskene moment Tallinnas Nõmmel Bulldogi pubi, kus me Tõnu Kuusleri ja Guidoga käed lõime. No, neid hetki on palju, aga võib-olla kõige meeldejäävam, ütleme, sõbralik seltskond. Toetav, sõbralik, kunagi keegi ei ütle, et mul pole aega. Ikka leiavad. See oli üks esimesi inventuuri, mis me Paides tegime. Väljas oli üle 20 kraadi külma. Ladu on meil kütteta, aga 9 kilovatine keris töötas täiega külmas laos. See on nagu hästi kohe elge moment on meelde jäänud. Neid mälupilte on nagu terve rida. Enamus on Esvika suvepäevadest. Aga siis selline erakordne hetk võib olla. See on ka selline pikem jutt, aga Esvika kalendri pildistamine. Jah, tuleb meelde mulle see, kuidas ma 23 aastat tagasi number 10 bussiga sõitsin ühest ehitatavast hoonest mööda ja vaatasin, et küll oleks lahe selles hoones tööl hakata käima. Ja nüüd 23 aastat olen Esvikas tööl olnud selles hoones, millest ma kunagi mööda sõitsin. Kui ma tulin esimest päeva tööle, siis võeti mind vastu tordiga. Hiljem selgus, et see oli Tõnu Kuusleri sünnipäev. Üks mees tuli siia siksiga ja tal oli väike šubrionjaki käru ja siis ta pani sinna peale 6-meetriseid torusid 2 pakki niimoodi, et need lihtsalt lohisesid järgi. Või siis tuleb veel üks ja vanas majas oli üks mees tuli ja üks toru puudu. Tuli sinna, et kuulge, andke mulle üks 6-meetrine toru. Andsime ära, vend läks bussipeatusesse, siis kui liinibuss tuli, siis ronis sellega sinna sisse. Siis bussijuht oli nii vihane, peksis ta sealt välja. Siis klient tuli tagasi, et kuulge, äkki teil on saagi, ma sain pooleks. Mis on sinu arvates järgmine suurem tehnoloogia muutus ja millal see aset leiab? Arvan, et tehnoloogia maailmas järgmistel aastatel ikkagi jätkub nii-öelda maailma robotiseerumine ja hakkavad valdavalt, tehisintellektid hakkavad valdavalt asju üle võtma. Tehnoloogiline samm, arvan, tuleb lähiaastatel, kui mitte järgmine aasta, kus vähemalt valgustuses ühest tarbitavast vatist saadakse välja üle 200 luumeni valgusvoogu. Mina ei oska sellele vastata. See on ikka nii nõme küsimus. Ma olen kõigest ostumüügi assistent, ma ei ole mingi tehnoloogia teadlane. Lähima 10 aasta jooksul LED-id lõpetavad
oma eksistentsi asemele tulevad lasertehnoloogial tooted? No põlevkivi meil lõputult ei ole. Järelikult peame hakkama mõtlema alternatiivenergiale ehk päiksele ja tuulele. Millal see võiks juhtuda, seda ma ei oska ennustada. Mis on sinu sõnum Esvika koostööpartneritele tänasel juubelil? Me tahaksime olla nagu üks hea orkester, nagu üks hea ansambel, üks hea bänd, kes esitab oma lugusid, häid ja huvitavaid. Ja kliendid võiks olla meie publik, kes kuulevad meie lugusid. Ja kui meeldivad meie lood, siis nad tulevad tagasi. Kõike head ja paremat ja käige ikka meie juures. Aitäh teile, et me saame täna tähistada teiega koos meile nii olulist verstaposti ja oleme koos ka järgnevad 100 aastat. Ära sega, ma pean tööle minna. Ei saa niimoodi, Olge ikka sama rõõmsad, et tulge ostke meie asju. Minu sõnum on, et ärge koonerdage ja ma olen olemas.